läbi saanud, ma loodan, et teil kõigil olid ka põnevad arutelud kohvi ajal. Aga nüüd me siis liigume edasi teise arutelusessiooniga, et jätkuvalt käsitleme küsimusi, mida teie olete meile saatnud ja andnud läbi neti ja siis ka läbi paberi, et ma vaatasin, et mõni küsimus isegi tekkis siia tooli peale mulle. Aga paar tehnilist asja võib-olla, et ma tean, et tagantistujad ei näe hästi neid, kes siin ees on. Et siis, kui te tahate paremini näha, siis siin ees on ka veel mõned vabad kohad, aga kahjuks me ei saa selleks midagi praegu teha. Ja lähme siis edasi meie teise arutelusessiooniga. Et nagu te näete, siin on 4 tühja tooli veel minu kõrval ja need inimesed, kes siia tulevad, on siis seminari läbivate teemade õppejõud. Tegelikult üks nendest peaks ka veel siin olema, aga ta on Lätis välislähetusel. Nii et ma paluksin siis siia Meego Remmel, Toivo Pilli, Einike Pilli ja Peeter Tamm. Teist vist kedagi ei peagi eriti pikemalt tutvustama, sest te kõik olete nii tuntud ja nii tegijad. Tänan, Hinnar. Aga siiski võiksite lühidalt ühe lausega midagi öelda enda kohta, et mis te arvate, et mis on selle rahval siin täna tähtis teada teie kohta? Et Peeter, sa võid alustada. 1 naise abikaasa ja 4 poja isa. Kui seda stiili jätkata, siis 1 mehe naine ja 3 poja ema. Jah, olen ka abielus Einikesega. Mul on ka naine 2 last ja mees parimates aastates. Väga tore. Nii et me näeme, et te kõik väärtustate väga perekonda ja lapsi, mis on väga, väga tähtis. Nii et ma mainisin ennem, et me oleme siis kokku kogunud veel küsimusi, mille üle me saame arutleda täna. Ja ma olen nad ka üritanud kuidagi jaotada 3 laia kategooriasse. Et esiteks on siis sellised teoloogilised küsimused. Teiseks on küsimused, mis puudutavad kogudust ja teenimiskoguduses. Ja kolmandaks siis on sellised isiklikud küsimused või nagu küsimused, mis puudutavad perekonda. Ja võib-olla, kui jääb lõpus aega veel, et siis on võimalik veel küsimusi esitada. Nii et hakkame pihta siis. Esimene küsimus siis. Kuidas ma saan ligimest armastada, kui ma ennast ei armasta? Toivo, mis sina selle peale ütleksid? Ma arvan, et see ongi raske. Ma arvan, et Kristuse lunastus ei puuduta mitte ainult inimsuhteid, mis on meist väljaspool ja jumalasuhet, mis on nagu ülespoole, vaid puudutab tegelikult ka meie suhet iseendaga, mis on sissepoole. Ja see Kristuse lunastav vägi vabastab meid iseendasse takerdumisest selleks, et me oleksime võimelised ja vabad teenima teda ja looma loovaid ja lunastavaid ja päästvaid suhteid ka teiste inimestega. Meego, et sa äkki ka kommenteerid seda sama küsimust? Ja Piibel ütleb, et meie armastame, sest tema on meid enne armastanud ja sageli inimestel tänapäeva maailmas puudub see üldse see kogemus, et keegi on teda armastanud. Ja see ei tule ainult nagu perekonnast, vaid see võib olla tema elukogemus. Ka ma olen paljude selliste noortega vestelnud. Nad on sellised katki ja isegi kui nad tulevad Jumala juurde, nad ei suuda uskuda, et Jumal neid sellisel kujul armastab ja see võtab päris kaua aega. Nad saavad aru, et nad on armus kantud, mitte tegelikult oma tegude poolest. Ja ma arvan, et kogudusel on ka siin väga suur roll kehastada sellist armastust, mis ei sõltu nagu sellest, et peab seda kuidagi välja teenima. Ja see turvatunne kasvab tegelikult aastatega. Ja me ei peaks nagu arvama, et pöördumisega või ristimisega inimene saab kohe super inimeseks ja ta on nii välja elav. Ma arvan, et sellel küsimusel on ka see teine pool, et kas me peame suutma ennast armastada nagu lõputult või kui ma keskendun ainult iseendale. Et see on teine tänapäeva maailma probleem tegelikult. Jeesus ütles väga hästi, et armasta oma ligimest nagu iseennast.
ja see ei ole niimoodi, et ma hakkan ennast nagu rohkem armastama kui kõiki teisi, panen iseennast ainult maailma keskpunktiks ja teiselt poolt ma ei tohi tegelikult ennast ka vähem armastada. Et see on täpselt see, et ma pean ennast võrdväärseks kõigi teistega, sest Jumal on meid võrdväärselt armastanud. Ja meil on need mõlemad ohud tegelikult, aga ma arvan, et me peame kõigepealt saama selle kogemuse, et keegi on meid armastanud, siis on meil midagi välja anda. Peeter või Einik, te võite ka kommenteerida, siis kui teil on midagi öelda. Okei, lähme edasi. Järgmine on selline väga huvitav küsimus. Kas Jumalal on käsikiri meie elu jaoks juba olemas? Ehk siis, kas on olemas ettemääratus ilmselt? Mis saab siis vabast tahtest? Peeter? Ma arvan, et seal oli kirjas, et Peeter saab nüüd mikrofoni. Pühakiri ütleb küll, et Jumala raamatus on kirjas kõik päevad, ehkki üht ainustki ei ole veel olemas. Küsimus on, et kas seal on kirjas kõik võimalused või on kirjas seal ka meie valikud. See jääb õhku. Mina ütleks, et sellest tähtsam küsimus on see, et milliseks inimeseks Jumal tahab, et me saame. Et ma liiga palju ei muretseks ja ma olen ise jõudnud oma mõttes sinnamaani, et Jumal ei ole nii-öelda kõik teekäänakud meile ette kirjutanud, aga ta on meile ette näidanud, milliseks inimeseks me võime saada. Ja see, kui me lähme seda teed, kus tema meid kutsub minema ja oleme nõus saama Jumala näolisemaks inimeseks, siis sellest sõltuvad meie valikud ka ja ka see, kuhu ta meid kutsub teenima. See, milline inimene me oleme, on tähtsam kui see, kus me keerame kas vasakule või paremale mõnel eluhetkel, mis ei tähenda, et rappa tohiks keerata, aga et ei ole liiga täpseid detaile, muidu tõesti ei oleks vaba tahet. Ma kohe mõtlen, et kes need rasked küsimused kõik välja mõelnud on. Ma ütleks selle küsimuse kohta niiviisi, et ma ei tea. Isegi kui tal on käsikiri, ta nagunii seda mulle lugeda ei anna. Sellepärast, et ta tahab, et ma ise võitlen need asjad läbi, et ma ise palvetan need asjad läbi. Ta on selleks mulle andnud armastuse suhte temaga, vaba tahte, selleks, et ma küsiksin, mida pühakiri ütleb, kuidas ma koguduses saan juhiseid, mida ütleb püha vaim minu sees. Ja ta ei võta minult ära seda maadlemist nende küsimustega, nende otsuste langetamist ja ta ei võta seda ära sellepärast, et ta austab mind ja armastab mind ja ei taha mind mingisuguseks robotiks teha, vaid ta tahab, et see suhe oleks vaba suhe temaga. Nii et sinna suunas läheb minu mõte. Einikesel tekkis inspiratsioon. Meil on Toivoga üks teema, milles me kokku ei lepi. See on see, et kas abielud on taevas kirja pandud. Mina arvan, et mõned on, aga Toivo arvab, et... Mina arvan seda, et ei ole. Aga ma arvan, et teate, mis ma arvan? Ma arvan, et laulatusel, kui sa ütled jaa-sõna oma väljavalitule, siis pannakse taevas ka kirja. Aga enne ei ole. Jah, see on väga hea on kõik, mis on öeldud. Ma ütleks niimoodi, et Jumal kindlasti unistab meie elust midagi. Ja Jumal on teatud kutsumus ka meie ellu. Me loeme seda piiblit, mis seda piiblist välja võtta, et Jumalal ei oleks kutset. Ta vahel tuleb väga ootamatult, ütleb, et ma tahan, et sa seda teed. Ja tagant järgi inimene hakkab aru saama, et tema elulugu keriski nagu sinna suunda. Ja Jumal on minu arvates meie eluloost parim versioon tegelikult unistuses olemas. Meie probleem on, et me vahel ei ela seda välja ja siis Jumal hakkab mingi teise versiooniga nagu töötama ja nii edasi. Ma ei arva, et kõik meie valikud on ette määratud. Meil on Jumala tahtes on meie valikuvabadus täiesti sees. Ja mida rohkem me vaimulkud kasvame, seda küpsemaks me saame, et langetada ise neid valikuid. Piiblis on ka see vaimuliku kasvu teema ja öeldakse, et on teatud inimesed, kes võivad jõuda vaimulkud täisealisusse. Ja Jumala mõte on ju, et me tegelikult opereeriksime sama vabalt pühas armastuses ja tahteavaldustes tegelikult tema parimat plaani otsides ja ta kõike piiblis ja püha vaimu ja kõige selle sees olemas. Ja ma usun seda, et nii nagu meie inimestena, meil on antud eriline võime, mida loomadel ei ole, et me mäletame minevikku. Ehk me elame story'd, me elame tegelikult narratiivi, me elame lugu ja meie identiteet on meie loos. Ja Jumalal, ma usun, kui tema nagu siseneb kuidagi, suumib sisse meie tänasesse hetkesse, siis Jumal mäletab kuidagi meie tulevikku ka.
ta näeb seda story't, mis läheb edasi ka tegelikult ja tema hindab meid hoopis pikemas plaanis. Ja me ei tohiks langetada ka inimesi nagu lukku panna või nendele mingit silti külge panna enne, kui see lugu on läbi. See lugu läheb kuni igavikuni välja. Ja kui me langetame ära inimeste kohtus, et tema on selline, kõik, siis me tegelikult mõistame kohut, mida me ei tohiks teha. Jumal on tema elus veel tegelikult midagi teha. See, kes mis on alustanud hea töö, viib selle lõpule Kristuse päevani, ütleb Paulus, ja me peaksime andma sellele vabaduse ka iseenda ja teiste inimeste eludes. Aitäh. Ma küsiks siia juurde kohe ise, et piiblis on ka väga selgelt kirjakohad, mis kirjeldavad sellest, kuidas Jumal valib välja kedagi konkreetset, et kas siis rahvana või siis isikud, et samas seotud selle sama küsimusega, et kas meie pääste on ette määratud ja kas siis nagu teiste hukkumine on ette määratud. Et see on ka küsimus, ma tean, mille üle nagu palju vaieldakse, et äkki te oskate ka lisada midagi siia? Sellest võiks ka terve tund aega rääkidagi, aga hästi lühidalt mina ja siis ma annan teistele sõna, et kui me võtame Rooma 8, siis tegelikult seal on öeldud, et eks ole, mida Jumal on tahtnud, seda on ta ka ette valinud ja seda on ette määranud edasi. Ja kui ma loen seda konteksti, ma saan aru, et Jumal on valinud Kristuses kõik inimesed. Sest ta suri kõikide inimeste eest. Ta ei surnud ainult välja valitute eest, vaid kõikide inimeste eest. Ja nii on, ma arvan, Jumal ka päästeks valinud kõik. Küsimus, kas me selle valiku vastu võtame? No ma tooks natukene laiema konteksti siia selle küsimuse taustaks. Ma arvan, et see peegeldab natukene neid viimase aja arenguid, kus maailm on meile hästi lahti ja kus ka erinevad niisugused teoloogilised suunad mõjutavad meid ka välismaalt, paljude väga siiraste usklike, piiblit tõsiselt võtvate usklike rõhuasetused. Ja sellel küsimuse taustal on natuke niisugust kalvinistlikku hõngu, aga mis iseendast ei ole ju halb. Meie oleme selles kultuuriruumis ja selles usumaastikus, kus me oleme siiski üsna veendunud selles, et inimesel on valikuvõimalus võtta vastu pääste, lükata seda tagasi, et inimesele on antud, et inimene selles mõttes on nagu vastutav ka oma sammude ja tegude eest. Spurgeon ütles minu meelest selle asja kohta väga ilusti, ta oli tegelikult ise sellisest kalvinistlikust taustast, aga tuli hingeline, nagu metodistlik jutlustaja on tema kohta öelda, et ta oli baptist tegelikult, olgu pealegi. Tema on selle asja kohta öelnud niiviisi, et teate, kui meie kord taeva uksest sisse läheme, ta kasutab niisugust kujundlikku keelt, kui me kord taeva uksest sisse läheme, siis enne, kui me sealt sisse astume, on selle peale kirjutatud, kõik on kutsutud. Aga kui me sisse astume ja selja taha vaatame, siis me näeme, et sealt seest poolt vaadates on sinna peale kirjutatud, aga pisut on valitud. Mina ütleks üks lihtsa loogilise asja, et Jumal ei saa panna meid vastutama asjadest, mida me ei saa valida. Spurgeonile heideti ka ette ilmselt natuke tugevamast kalvinistlikust taustast, et miks sa kuulutad armuõpetust nagu kõigile, kuigi osad on valitud ja Spurgeon oli sama lopsakas ka selles vestluses ja ütles, et teeme nii, sina kogu siia ruume ainult need, kes on määratud päästeks ja mina kuulutan neile armuõpetust. See küsimus on tõsine ja tavaliselt me nagu puutume sellega kokku nende inimeste poolt ka, kes on kalvinistliku taustaga, kes on veendunud ettemääratuses päästeks. Ma eriti ei ole kuulnud arutelu nende inimeste poolt, kes on veendunud, et nad on ette määratud hukatuseks. Kuidagi nad võib-olla ei kirjuta sellest või ei räägi. Aga aasta tagasi mul oli huvitav kohtumine, meie koguduses olid külalised idarannikult, Ameerika Ühendriikidest ja just kalvinistliku taustaga baptisti kogudusest ja väga huvitavad külalised olid, väga sellised tõsised tunnistused olid, mida noored jagasid, selline kultuuritundlik jutlus oli, kus ka kasutati Martin Lutheri seda loodud laulu, üks kindel linna varjupaik. Ja vabas vestluses selle pastoriga ta küsis, et kas ma olen tuttav sellega, et kalvinistliku seisukohta võetakse kokku sellise akronüümiga nagu tulp ehk tulip, total depravity, totaalne rikutus, unmerited grace ja nii edasi, ma rohkem ei mäletagi, mul seminarist nii palju aega möödas, et ma L-i enam ei mäleta. Tulip ehk tulp, ma ütlesin, ma olen tuttav sellega.
ja siis ta küsis, et kas sa karikakart tead, et nagu karikakar siis iseloomustab arminiaanlikke kristlasi, armastab ja armastab, armastab ja armastab, et kes on nagu ebakindlad, kas nad siis on Jumalas valitud või ei ole. Aitäh! Aitäh teile! Et ma loodan, et ka inimesed siit saalis said rohkem nagu selgust. Et siis küsimus, et milline on teie lemmiklill. Aga lähme edasi. Küsimus järgmine. Mis saab nendest, kes on päästetud, aga kaotanud suhte Jumalaga? Ehk siis ma arvan, selle taga on võib-olla küsimus, et kas päästet on võimalik kaotada? Peeter, mikrofon sinu käes ja äkki sa alustad. No ma jätkan sealt edasi, kus Meego suunas, et ikkagi Jumala lugu läheb edasi. Jumala lugu läheb siis ka edasi, kui inimene mingil hetkel nagu meie jaoks tundub, et ta Jumalale selja keerab või mingitel põhjustel ei seosta enam ennast kristlastega või kogudusega ja mis paneb ka koguduse teatud valikute otsust, et sellegi poolest nagu Jumala lugu läheb edasi. Ma arvan, et lõpuks Jumal otsustab seda, mis nendega saab ja ma olen nagu ettevaatlik võtma Jumala vaadet või Jumala otsust siin, aga kui ma loen piiblit, siis seal on väga palju hoiatusi, alates Vanast Testamendist, et me ei tohiks liigse enesekindlusega arvata, et kui me oleme korra Jumala rahvas olnud, korra Jumalale kuulunud, siis edasi võime elada ükskõik kuidas. Mina lisaksin siia vestlusesse niisuguse julgustava sõna. Võib-olla, et sa oma elus ka nagu tunned, et vahel sa ei ole niisugune jünger, nagu sa tahaks olla. Kukud läbi. Teed asju valesti. Ja võib-olla patt hiilib ka sinu ellu. Ja siis sa küsid, et kas Jumal mind üldse armastab, see sama küsimus, mis siin juba oli. Kas Jumal üldse minust hoolib? Võib-olla ma olengi üks läbi kukkunud kristlane. Ma tahaksin sind julgustada. Jumala arm on suurem kui sinu komistused. Jumala arm on suurem kui sinu eksimused. Mine julgelt risti alla ja palveta. Ja sa koged seda, et Jumal on see, kes kannab sind edasi, tõstab sind üles. Et see küsimus pigem peaks meid Kristusele lähemale viima, mitte temast kaugemale viima. Mitte nagu käega löömise seisukohale, vaid nagu usujulgele panusta täiega Kristusele. Minu jaoks on see küsimus väga isiklik, sest ma oma lapsepõlve palju aastaid ma tegelesin sellega iseenda sees ja võib-olla keegi ei teadnud seda, aga see oli minu jaoks eksistentsiaalne küsimus. Ma 5 aastalt käisin eespalvel, sain Jumala lapseks ja ma kaotsin selle järgmisel hommikul. Just, et mu uskmatu vanaema, kui ma teadsin, et mina olen ka nüüd Jumala laps, vaatas mulle niimoodi ülevalt otsta ja niisuguse läbi kibeduse ütles, et mis Jumala laps sa selline oled. Ja sellest hetkest peale ma arvasin, et ma ei ole. Et see laps usaldab vanaema, eks ole, ja mida vanaema ütleb, see nagu on väga suur kaaluga. Ja ma kaotsin selle tunde ära. Ja terve ma lapsepõlve ma arvasin, et tegelikult ma ei kõlba Jumalale, sellepärast, et ma võin küll teha oma otsuse ära kõik ja läksin öösel isa juurde, et isa, palun nüüd kõik patus saaks jälle andeks ja hommikul tegin järgmise jälle. Ja tundsin, et ma ei kuulu. Siis ma vahepeal palusin, et Jumal, teeme niimoodi, et kui mina käin eespalvel ära kirikus, siis sina kohe tuled, Kristus, siis on maailma ajalu läbi. See on ainukene võimalus, kui ma päästetud saaks. Siis ma ei kujutanud ette oma maailmapildis seda, et ma võiksin kuidagi elada õigesti. Ja ma arvan, et ma olin alles kuskil 16 aastane, kui ma sain aru, et tegelikult tuleb hakata armu peal elama. See on nagu ujuma õppimisega. Lähed, vajud põhja. Ja ühel hetkel sa saad selle tunde, et tegelikult sina ei peagi suutma käia vee peal, vaid vesi ise kannab. Ja see on mingisugune täiesti teine kogemus. Seda ei saa ratsionaalselt selgeks teha. Aga see on kogemus. Ja ma olen elanud selles armus ja ma teen ikka pattu. Pastor on, ja küsige mu naiselt, ta teab, ma teen pattu. Aga et sa elad nagu ujud selle peale, vaatad, et Jumal kannab, eks ole. Kui me vaatame Jeesust, siis kõige suuremad lood, mida ta rääkis, olid lood kadunutest. Kadunud rahmaraha. Mõtlesin, et rumal naine, ta oli 10 rahmaraha, kaotas ühe ära ja siis leidis üles, siis tegi suure peo, kulutas võib-olla, ma ei tea, 10 rahma selle peo läbiviimiseks, et ma leidsin oma ülesse.
Ja siis ma lugesin piiblit ja uurisin seda ja leidsin, et see oli tegelikult nii-öelda abielusarmus. See oli kaasavaraga kaasa pandud, kui ta selle ära kaotas. Siis oli nii suur väärtus, et ta tuulas kogu maja läbi, otsis ja leidis. Ja siis kutsus kõik naabrid ka kokku, et ma leidsin oma abielusõrmus üles. Jumal väärtustab mind nii väga. Ja nüüd küsimus on kadunud poja loos, eks ole, et kui see poeg läks ära kodunt ja me teeme vahel neid valikuid, me lähemegi minema ja olemegi seal vales kohas ja oleme näljas ja armetud ja teame, et me ei kuulu ka sinna perekonda enam, eks ole. Aga Jumala lugu ei ole lõppenud seal. Küsimus on, kas ma tõusen sealt üles, kas ma tulen tagasi. Ja see on sinu valik. See Jumal ootab oma kadunud poega tagasi. Küsimus, kas ma suudan seda uskuda ja kas keegi annab mulle selle sõnum edasi ja ma võtan selle vastu. Aitäh. Järgmine küsimus on lühike, aga ma arvan, ma pean seda seletama nagu rohkem lahti võib-olla. Et küsimus ise on, et kas Jumalal on mind ka vaja? Ehk siis ma arvan, selle küsimuse taga on võib-olla see, et kas meist üldse sõltub midagi. Et kui me näiteks teeme oma tööd koguduses või siis räägime oma sõpradega, et kui palju tegelikult meist sõltub ja kui palju sõltub Jumalast. Et mis te arvate? Meigo? Jumal on igat ühte vaja ja see on üldine teoloogiline pilt, mida Paulus ütleb näiteks kogudusku organismist, iga liige omal kohal ja mitte ainult Jumalale vajalikud, vaid ta ütleb, et te olete üksteise liikmed. Ma saan võtta tegelikult seda topsi kätte ainult tänu selle, et kaks näppu teevad koostööd. Ja kui üks näpp otsustaks mitte koostööd teha, siis tegelikult on praktiliselt ma olen halvatud. ja niimoodi on väga paljud asjadega, et tegelikult Jumalal on meid vaja, Jumal on disaininud meid juba sellesse organismi sisse, aga vahel patmed lahutab sellest, eks ole, meil haigused tulevad, pisikud tulevad ja näedas, et tekib tegelikult probleem. Ja vahel me ei usu seda. Minu elus oli see, et ma olin nii vait kui vait tegelikult lapsena. Mul oli vanem vend, tema rääkis, mina vaatasin lihtsalt, mis toimub. Ja mul ema ütles, või see sama uskumatu vanema ütles mulle, et kui tema mees ära suri, minu vanaisa Taadiks kutsusime teda, et siis oli mul niisugune šokk, et ma läksin seal 3-aastase poisina poes mingi vene tüdruku juurde, ütlesin, tead, Taat suri ära. Vene tüdruk midagi aru ei saanud, aga see oli mulle niisugune asi, et ma ütlesin ühe lause välja, kõik vaatasid, väga huvitav. Aga siis teine vanaisa, kes oli usklik vanaisa, tema tegi õhtupalvet ja siis, kui mul vend sai natuke vanemaks juba oskas lugeda, siis ta kutsus, et tule loe täna sina meile piiblit. Ja siis ühel päeval, kui vanaisa ütles, et täna on meekond sinu kord, tule loe sina. Ja ma mäletan, kui ma istusin seal laua taha, see piibel oli mul ees, mõtlesin, et kas mina ka kõlban piiblit lugema perele. Et seda ma küll kunagi ei arvanud, et mina võiks ka nagu seda teha. Aga keegi nägi seda, keegi oli tegelikult nagu näinud ka seda andi lõpuks ja nüüd ma räägin liiga palju juba. See on tegelikult väga suur küsimus, kas Jumalal on mind vaja. Ja ma ei tea, kui tuttavad te olete C.S. Lewisega, Lewis on kuskil öelnud, et see ongi nagu saladus, mille pärast Jumal kasutab meid. Ta võiks saata inglid, kes kuulutavad, ta võiks kasutada oma kõikvõimsust selleks, et oma tahet teostada selles maailmas. Ja millegi pärast ta valib minu ja sinu haavatavad, võib-olla murdunud inimesed ja ütleb, ma usaldan midagi sinu kätte. Ja Paulus ütleb, meil on see suur aare savi riistades, et Jumala üliväga suur vägi oleks tema poolt ja mitte meist. Ja teatud hetkel, teatud piirist see ongi niisugune saladus, mida me peame lihtsalt nagu usus vastu võtma. See on, ma ei tea, kui paljud teist jutlustavad aeg-ajalt, aga jutlustajal on see ka alati see küsimus, et ma valmistan midagi ette, ma püüan midagi ütelda, ma loodan, et Jumal mind kasutab ja siis sa nagu korraga näed, et tegelikult siin on midagi veel rohkemat. Aga nagu jutlust ära jätta ka ei saa. Ja tundub nagu, et Jumal ka ei taha, et ma jätaks lihtsalt ära, et ta kuidagi nagu otse inimeste südametes tegutseks, vaid kuidagi ta kutsub mind sellesse ja austab mind sellega, et ütleb, sinu kätte on ka midagi antud. Ja samal ajal jätab selle saladuse endale, et ta ei ava kõike seda, mida tema veel kõike seal teeb, mida mina ei märkagi.
Me pidasime ühe kolleegiga paar päeva vestlust, et pere kolmandad lapsed tulevad alati ootamatult. Meie kolmas poeg ei ole siin täna, nii et ma võin seda öelda. Nad on alati Jumala erikingitused. ja ma ütleks, et mitte üks inimene, kes siia maailma sünnib, ei ole Jumalale ootamatu, ei ole juhus, ei ole kogemata tegelikult, sellepärast, et iga uus elu, mis on loodud, on Jumala naeratus, on Jumala armastuse väljendus. Ja isegi kui, ma ei tea, kas teie olete perest, kus vanemad ütlesid, et ups juhtus, Jumalal ei juhtu, Jumal loob kõik inimesed alati teadlikult oma armastuse pärast. Sellepärast ma kommenteeriks seda teist poolt, et Jumal ei anna elu kunagi ilma, et annaks oma armastust sellega kaasa. Ja isegi kui kolmas laps on oodatud, võib-olla üllatus, kui ta tuleb 4. koos. Aga selle juurde siiski Jumala sõna kinnitab ja ütleb, et Jumal on mõelnud meile enne maailma rajamist. Ja see igasugustest mõttestruktuuridest ulatub välja, see on lihtsalt ilmutatud Jumala sõna, mis seda ütleb. Aga selle käe juurde veel see lugu, et 2 sõrme töötavad sünkroonis ainult tänu sellele, et mõlemad närvi lõpmed jooksevad aju, ajust tuleb käsklus. Kui üks läbi lõigata, siis üks sõrm ei tea, mis ta peab tegema. Ja vahel võib juhtuda nii, et keegi inimene ütleb, et sul ikka peaksid mingid teised annid olema või sinu anniga oli midagi peale hakata. Ja see võib juhtuda see, et see ütleja ei ole tegelikult peaga ühenduses olnud Kristusega. Aitäh! Vahetame teemat veidi, räägime pühavaimu andidest nüüd. Et küsimus siis järgmine, et kas pühavaimu annid toimivad ka kaasaegses koguduses? Toivo, äkki sa alustad? Toimivad küll. See on ainus viis, kuidas kogudus tegelikult saab selles maailmas oma ülesannet täita, Jumalat austada, evangeeliumi kuulutada ja Kristust nähtavaks muuta inimestele. Ilma pühavaimu kaasabita oleks see lihtsalt üks tore seltskond, ajame juttu, meil on tore olla, teeme mõned üritused. Aga see ei ületaks mingisugust niisugust nagu vaimulikku piiri, nagu vaimulikku sügavust. Ma arvan, et pühavaimu annid, pühavaimu kohalolek ja see, kuidas tema neid ande kasutab, rakendab, annab ja ka ootab, et me neid teostaksime, on üks alus üldse koguduse olemas olemisele ja koguduse teenimisele. Vastus on jah. Kindlasti kogudus ei ole ilma püha vaimuta ju kogudus. Probleem on see, millest võib-olla eelmises jututoas siin ka sai nagu räägitud, et me sageli tahaksime mängida safe play mängu. Et me ei annaks püha vaimule nagu rohkem kohta, kui me tegelikult ära haldame. Ja nii on väga turvaline ja hea toimida, eks ole, tegelikult, et see kontroll läheb meie käest ära ühel hetkel. Ja piibel ütleb ka näiteks, et prohvetite vaimud alluvad prohvetitele. Mis tähendab, et inimene võib ise ka panna piiri, kui kaugele ta läheb sellega. Ja ta ei astu üle oma usu mõõdu või ütle selle turvalisuse mõõdu, eks ole, sellepärast, et asi väljub nagu kuidagi minu kontrolli alt. Ja koguduse juhtidel on väga oluline nagu see ülesanne siin, et lubada seda vaimuvabadust ja samas hoida seda korras. Paulus ütleb, et kogudustes peaks olema kõik asjad nagu viisakalt ja korra järgi. Ja samas, kui me loeme, mida ta ütleb seal Korintuses, eks ole, mis seal toimus, kõik seal oli hästi palju tegelikult ka vaimu tegevusvabadust. Ja mõnes mõttes on see nagu mängimine, ma ei tea, kes jalgpalli mängib või korvpalli mängib, et kui meeskond on väljakul, tegelikult on mingid reeglid paigas, aga ülejäänud on kõik loomevabadus. Ja mängu ilu sünnib tegelikult selle piiri ja loomevabaduse sellel piirialal, kus lüüakse väravaid või antakse passe, mis on tegelikult nagu täiuslikud selles mõttes, et see sündis niimoodi, nagu mitte keegi ei oleks suutnud.
ja püha vaim tahab meiega samamoodi, ma arvan, koostööd teha. Et me loome tegelikult nendes raamid, mis on kultuuriliselt antud, mis on koguse traditsioonis antud, mis on nende andide paletiga antud, tegelikult me loome midagi koos Jumalaga või Jumal loob meie kaudu ja see on selle mängu ilu. Mis vaimu endid puudutab, siis mina isiklikult usun ja see on nagu minu vaatenurk sellele, et need vaimu endid on sageli antud meile inimestele ka kobaratena. Et ma arvan, ma olen kuulnud mõni ühtlik, mul ei ole ühtegi andi antud. Et ma ei tea, mis and mul on, eks ole, siis ma hakkan vaatama, mis inimene teeb, võõrustab kodugruppi, peab palvekoosolekuid, eks ole, teenib seal mingisuguses konkreetses kogus ülesandes, ta teeb kõike seda, sest mul ei ole ühtegi andi. Ta ei julge nagu seda märgata, aga kui ta hakkab ühega teenima ja ta teab, et see on minu and, siis ta varsti märkab, et teine on ka. Ja kolmas on ka. Ja see ongi see, millest jälle siin oli juttu, et tegelikult kui kellel on vähe antud, see saab tegelikult rohkem ja rohkem tuleb esile. Häda võib olla see, kui need on nii palju lõpuks, et sa ju kõige ära teenida, siis on ka seda, et Jumal tegelikult tahab, et me annid on teenimises. Ja lõpuks ma arvan ka seda, et on mingid annid, mis on nii-öelda, tuleb ingliskeelne seasonal, vastavalt eluperioodile. Et mõni jutlustaja, kes on vanaks saanud, äkki ta ei peaks enam jutlustama. Meil oli üks jutlustaja Saalemi koguduses, kes suri ära kantslis. See erutus nii palju, et surigi ära. Et äkki oleks parem, kui ta seda andi ei oleks enam nagu selles mõttes selles vanuses enam kasutanud, et oleks andnud teistele võimaluse. See ei tähenda, et see and ole puudu, aga ta oleks pidanud nagu tooma võib-olla, et lubama teistel selles andist nagu praktiseerida. Mina arvan, et toimivad küll koguduses, aga võiks toimida palju rohkem. Ja mul on unistus ka seminarist, et ma arvan, et me võiksime palju rohkem ka julgustada neid inimesi, kes seminariga seotud on, siin õpivad ühes või teises vormis, et kui nad oma kogudustesse lähevad tagasi teenima, et nad teeniksid julgemini oma vaimuandidega. Aga ma annan hea meelega mikri Peetrile, sest see, et ma täna siin olen, on tänu sellele, et Peeter tuli minu kõrvale ja ütles, mul on sulle Jumalalt sõnum. Ja Jumal kõneles minu kaudu, mulle selle kaudu. Nii et kuuled vastus. Nojah, siin on ruumi nüüd tõlgendusteks, aga okei. Kindlasti Jumala vaimu annid toimivad, eriti kus me oleme avatud, kus me taotleme, nii nagu me kuulsime, kus me nagu anname ruumi ja võib-olla see vaade või perspektiiv võikski olla niipidi, et mitte siis selles, et kui palju mul on ande või mis and mul on, mis mingil hetkel on ju põhjendatud küsimus, kuivõrd see, et kui palju pühal vaimul on mind, kui palju püha vaim mind saab kasutada, kui palju ma tema käsutuses olen. Ma lisaksin siia veel ühe niisuguse asja, et ma saan aru, et selle küsimuse taga võib olla ka küsimus, et kas nagu niisugused erilised Jumala vaimuannid tegutsevad koguduses, näiteks profeteerimise and või keeltega rääkimise and. Ja tegelikult need tegutsevad meie kogudustes. Me võib-olla alati ei afišeeri neid nii väga, aga need on tegelikult olemas kristlikus kogukonnas, need on olemas, need teostuvad. Aga tahaks nagu öelda, et ära vähenda ka kõiki teisi tagasihoidlikumaid ande, mida piibel nimetab usuand, külalislahkuse and. Need on sama tähtsad. Et Jumal ei loo nagu niisugust hierarhiat, et niisugused üleloomulikud annid on nagu mingisugune erikategooria ja siis niisugused annid, mis nagu tunduvad nagu igapäevaselt loomulikud, julgustuse and, ütlen hea sõna, et see nagu ei ole. Sõnasta, tunnista, see on ka vaimuand, mida ma pean praktiseerima ja kui ma seda ei praktiseeri, ma võin selle kaotada. Kasuta seda ja Jumal võib siis anda rohkem, nii nagu tema tahab. Ja ühe asja ma ütleks veel, mis on minu meelest nagu väga oluline, on see, et Jumala vaimuandide rakendamine on midagi niisugust, mis toob au lõpuks Jumalale, mitte sellele rakendajale. See toob lõpuks koguduses esile ja sinus endas, kes seda rakendad esile, vaimu vilja, armastust, rõõmu, rahu, pikka meelt, heatahtlikkust, lahkust, tasadust, distsipliini. Märka neid asju ka. Et ma ei tea, kas need vaimuandi teemasid on veel, aga et ma ütleks selle asja ära, et ma olen vaadanud ka lugenud ja uurinud kohe seda teemat, et kui ma loen neid erinevaid liste, mis on apostlite kirjades, näiteks siis Rooma 12, eks ole, Efesose 4 ja nii edasi kõik, et need on erinevad.
ei ole ühte sama nagu nimekirja, tähendab erikogudustes tulevad vahel mõned annid ka nagu rohkem esile ja on natuke erinevad, et jumal ei ole lukkus nimekirja, mis annid on kuskil ja ma arvan, et tänasel ajal me vaatame infotehnoloogia, eks ole, praegu eile jälgis meie konverentsi 237 inimest, sain hommikul kohe andmed, eks ma ei tea, praegu võib-olla 1000. Aga et need annid, mis praegu on Valter Roosol ja tema pojal David, et tegelikult need annid on tänasel hetkel vajalikud selleks, et Jumala kogudus ja Jumala riik ja see sõnum leviks. Ja me peame olema hästi tundlikud, mida Jumal tahab praegu esile tuua. Aga kui ma olen vaadanud neid nimekirjas, ma olen märganud ka seda, et enamus nendest andidest ei saa toimida pühapäeva hommikul kirikus. Nende teenimise koht on nädala sees. Töö juures, nagu siin eelmise jututoas oli tegelikult ka juttu ja nii edasi. Või kuidas ma rakendan külalislahkusandi, okei, seisan seal kiriku juures, ütlen, kõik tahavad, et ma teen ukse lahti ja tulge sisse. See on väga piiratud valdkond, kus ma saan külalislahkuse. Küll aga, Einik, sul on külalislahkusand. Eile oli sul 10 inimest öösel, jah, kodus. Vaadake, see töötab tegelikult väljaspool Jumala teenistuse konteksti ja kui sa vahel mõtled, eks ole, et mul ei ole ühte kandi antud, siis sa mõtled tavaliselt see, et siis kui kristlased kõik kokku tulid, et ma ei oska nagu siis midagi peale hakata. Aga ära mõtle ka ennast selles kastis, nagu mõtle kastist välja. Kui juba sellest jutuks läks, siis meie pojal oli täna öösel eriline and, kõik normaalsed madratsid said otsa ja tema magas kõige ebamugavama asendi peal. Nii et ta andis seda oma andi kasutusse, et ta andis oma hea voodi ära teistele inimestelt. Vahel see on väga lihtne asi, aga ma olen nii tänulik Simmu sulle, et sa seda tegid. Kui rääkida nüüd keeltega kõnelemise annist ja kui ma vaatan erikogudusi, siis tundub, et mõnes koguduses ei ole kellelgi seda andi, aga mõnes koguduses tundub, et kõikidel on see and. Et kuidas seda kommenteerida või siis lahti mõtestada, et kas keelte and on kõikidele kristlastele, kas see on märk pühast vaimust inimeses? Peeter, mis sa arvad? Jah, ma mõtlesin nalja teha, aga ma ei tea. Omal ajal ma olin tõsise küsimusega Tartus Saalemi koguduse osaduses käisin ja õppisin ja siis ühe pastoriga rääkisin ja tema ütles nagu sellise mõtte, mis on hiljem mind saatnud ja ma arvan, et julgustanud. Ta ütles nii, et nelipühi kogudused praktiseerivad mitmeid ande ja põhjus ongi selles, et nad paluvad neid ande ja siis nad saavad neid ka. Et see on nagu selline tõdemus, et põhimõtteliselt kindlasti iga kristlane võib ka vaimust antud keeltes rääkida, aga oluline on see, et püha vaim on andide andja, kõigi andide andja, nii kuidas tema valib, nii kuidas tema tahab anda. Ja Pauluse mõtetest tuleb küll välja see, et püha vaim kannab poolt mitmekesisuse eest, et ka selle eest, et mitte kõik ei oleks jutlustajad. See oleks päris ränk kogudus sinna minna. või mitte kõik ei oleks tunnistajad nagu otsese avaliku kõne mõttes või mitte kõik ei ole ainult lauljad, on dirigente ja saatjaid ka vaja, nii et püha vaim on ka mitmekesisuse taga, aga ma usun, et annid on seal, kus me ruumi teeme pühale vaimule, kus me palume neid. Mina vastaks seda natuke laiemalt. Ma arvan, et ka erinevad konfessioonid on teatud mõttes nagu erinevad keeled Jumalast rääkides ja kui ma õieti tean, sest täna siin meie rahva hulgas on ka teiste konfessioonide esindajad, mitte ainult meie liidu rahvast ja mul on selle üle väga hea meel, sest ma olen sügavalt veendunud, et Jumal räägib ka selles mõttes erinevaid keeli ja annab meile vahel ka erinevate koguduslike liikumiste kaudu võimet teda teenida ja mul ei ole üldse kahtlust, et mul on häid sõpur katoliku kirikus ja luterkirikus ja karismaatilistes kogudustes, et me teenime sama Jumalat ja me seal ka kasutame natuke erinevaid keeli, aga see on sama Jumal, kes need keeled annab. No mulle nagu tundub, et siin oli see küsimus ka, et kas keeled on nagu märk, et sul on püha vaim. Muidugi keelte and on see, mis räägib püha vaimu tegevusest sinu elus, mis räägib igatsusest Jumalale lähemale saada, et sa tahad ennast vaimus üles ehitada Jumala osaduses. Aga
kui sul ei ole seda andi, see ei tähenda, et sul ei ole püha vaimu. Kui sul ei ole seda andi, see ei tähenda, et Jumal on sind kuidagi maha jätnud või sa oled kuidagi nagu B-klassi kristlane. Et teised on nagu seal A-kategoorias, sa oled nagu B-kategoorias. Ei ole. Ja veel kord ei ole. Küsi, mis sinule on antud. Ja Jumal võib anda sulle rohkem, aga tema otsustab oma vaimu tarkuses seda. Mõtlesin tükk aega, kas ma räägin sellest või ei räägi, sest ma tean, ma olen sellega ka inimesi närvi ajanud, aga ma siis ikkagi räägin. Et ma usun, et keelteann on väga hea ann, nii nagu kõik teised, ja kui sul see on või kui sul seda ei ole, sa tahad seda palu ja sa võid saada selle. Piibel ütleb ka, et kõik ei räägi keeltega. Ja meil jääb see küsimus, miks, täpselt samamoodi kõigil võib-olla sellist prohvetlikku tunnetust ja nii edasi, kuigi me võiksime kõik, Piibel ütleb, et te võiksite kõik rääkida prohvetlikult, aga millegipärast ei ole, eks ole, ja Piibel ütleb, et vaim annab nii, nagu tema tahab. Jeesusel me ei tea, et oleks keelt ainult olnud. Mitte kuskil evangeeliumis me ei loe, et oleks rääkinud keeli. Ja kui keegi ütleb, et sul ei ole püha vaimu, kui sul oli keeli, siis sorry. Minu kogemuses, kui ma olin selline teismeline ja üks inimene sõitis nagu väga tugevalt sisse, ütles, et kui sul ei ole keelt andi, siis sul ei ole püha vaimu ja pikk jutt ja sulle pandi paaki ainult püha vaimu natukene nagu uus auto, eks ole, et natuke saaks koju sõita, aga siis sõida tanklasse ja pane täis. Ja kõik see ajas mind nagu närvi ja ma mõtlesin, et mina midagi muud ei tee, mina lähen metsa, võtsin oma piibli ja seljakoti paar võileiba ka ja mõtlesin, et mina sealt metsast enne välja ei tule, kui mina olen keelteanni saanud. Ütlesin vennale ka veel, et kuule, et kui ema isa hakkavad küsima, siis ütle, et läks metsa palvetama, et ei tea, millal tuleb. Ja ma sõna otseses mõttes uskusin, et Jumal võib selle anda, sellepärast, et Piibel ütleb, et võib. Ja siis ma istun sinna kännu otsa kuskil agendikul ja võtsin piibli, hakkasin palvetama ja niimoodi ja ma arvan, ma sain olla seal mingisugune 10 mintsi. Ja väga harvadel, aga olulistel kordadel on Jumal rääkinud minuga niimoodi, et ma kuulen häälega, et ütleb midagi. Naise võtsin niimoodi ja pastoriks läksin niimoodi ja isegi pool aastat varem, kui ma president ei olnud veel liidus, ütles Jumal, et pool aastat president. Sellised olulised asjad. Vaid ma olen noor kutt selle ja siis palun, eks ole, ja siis Jumal ütleb, mine ja õpi. Ja see lause, mille ma sain Jumalalt, oli nii selge Jumala hääl. Panin oma piibli kotti ja läksin tagasi, venn küsis, kuule, said juba keeled kätte või? Vennal on keelt ainult. Ma ütlesin, ei, Jumal ütles teist asja, et mine õpi. Ja nüüd ma olen siiamaani pannud selles, et püüdnud ikka õppida ja õpetada ja ma näen, et see ainult on mul täitsa olemas. Võtame järgmise küsimuse siis. Kas kristlane võib ka olla kurjast vaimust vaevatud? Mis te arvate? Ma arvan, et kui Jumala vaim elab ja valitseb meie elus, siis ei ole kurjal vaimul selles mõttes kohta. Küll aga kurjad vaimud võivad kiusata meid ja võivad saada teatud jala ukse vahele nii-öelda. Ja sageli see, mida me tõlgendame kurjade vaimudena, ei pruugi olla ka kuri vaim ja siin on hästi palju tegelikult, millest võiks pikalt rääkida. Aga ma arvan, et see on ka tahteotsus ja palve tulem tegelikult, et need kurjad vaimud lähevad välja. Ja ma ei kujuta ette, et Jeesus on issand, mida Piibel ütleb, ainult pühas vaimus saab seda öelda, et Jeesus on issand. Ja Jeesus valitseb ja korraga tegelikult valitseb veel mingi teine vaim minu elu üles ka. Jeesus ütleb ka, et siis on see koda riius ja see on nagu võimatu. Et minu teoloogiasse ei mahu, aga ma tean inimesi siin võib-olla ruumiski, kes leiavad teisiti, nii et ma kuulaks jääma ka teiste arvamusi ka. Ma arvan, et me oleme kaitstud Kristuses. Ja see on täpselt sama asi nagu see, millest me rääkisime, Jumala arm, millest me rääkisime selle vestluse alguses. Jumala arm on see tegelikult, mis hoiab, mis kaitseb meid, mis on suurema tarkusega kui meie tarkus, kui meie vägi mingile kurjale või jõule või teemonlikele vägedele vastu seista. Kristuses me oleme kaitstud. Piibel räägib küll ühe loo. Ja see lugu on tegelikult Jeesuse enda suust, sellest kojast, mis puhastati, aga siis jäi lihtsalt tühjaks. Ja siis tuli veel rohkem kurja sinna sisse, kui seal enne oligi.
ja sellepärast minu sõnum on see, sa ei pea kartma. Et tegelikult see on üks niisugune asi, mis võib tekitada nagu hirmu või kartust või kogu aeg käsi pulsil, et järsku nüüd kuskilt kuri vaim on sisse tunginud juba ja ma ei saa isegi aru veel, et ta on, aga juba hakkab siin midagi tegutsema. Vaid tegelikult on nii, et meis peab olema see julgus, et Kristusel on vägi. Mida rohkem sa oled veendunud selles, et Jumal tõesti valitseb, et Kristus on see valitseja, seda julgemalt sa elad, seda vähem sa pead kartma. Aga ära jäta oma südant tühjaks, ära jäta hooletusse seda. Sa ei pea nagu kogu aeg ebalema, aga taotle seda, et oleks rohkem. Ühe väikse poisi käest küsiti kord, et kuidas sa arvad, et on ainult üks Jumal? Ja siis see pühapäevakooli poiss ütles, et Jumal on nii suur, et teisi ei mahu lihtsalt tema kõrvale. Ja ma arvan, et see on osalt vastus ka sellele küsimusele. Olgu Jumal nii suur sinu elus, teisi lihtsalt ei mahu sinu kõrvale. Ükskõik, mis nime nad kannavad. Aga ma arvan, et see on üks põhjus, kus on vaja ka õppida ja õppida ära tundma, millised hääled ei ole Jumala hääled. Ja kui ma inimestega räägin ja vahel ka iseendast tunned ära sellist süüdistavat ja maharõhuvat häält, siis me peame selle endast küll eemale ajama, sest Jumal kunagi ei rõhu meid maha. Ja ma näen, et väga paljudel juhtudel on vaja nagu seda tarkust ka, et me kurjarünnakuid suudame tõrjuda. Et me ei aja neid segi nagu sellise Jumala pühadust taotleva häälega. Kui me elame selle nagu rünnaku all, et sa ei kõlba, sa ei ole piisavalt hea. Ma arvan, et need tunded on paljudele meist tuttavad. Et me peame nagu ennast ka Jumala abiga kaitsma ja ütlema, et tagana minust saatan sellistel hetkedel. Ja siis ma pean ütlema, et vahel ma olen näinud ka, ja see on võib-olla vaimu vilja teema, ja ma ei julge öelda, kas siin on nagu kurjad vaimud või mitte, aga ma olen näinud inimesi, kes on andnud järgi kibeduse ja kadeduse meeleolule. Käivad kirikus ikka. Aga kui sa oma südames nagu kogu aeg lased kurjal võitu saada, siis see lihtsalt sööb selle hea maa vahel inimesest ära. Ja need on väga murelikud ja mõnikord, teate, ma olen väga ettevaatlik selle ütlemisega ja võib-olla mul ei ole antud tarkus seda öelda, aga mõnikord need inimesed, kes muutuvad väga kibedaks ja väga kadedaks ja väga kriitiliseks, jätavad natuke seestunud inimeste mulje. Ja seda on kole vaadata, kui kristlane selliseks läheb. See teema on tõsine ja ma hiljuti just Terek Printsi raamatu sissejuhatust lugedes hakkasin nagu teist korda mõtlema selle üle, et ta seal eristab nagu sellised kas kurjast vaimust vaevatud või on kuidagi mingis valdkonnas või kuidagi nagu mõju all, et ta toob niisuguse peene vahe seal. Siit jooksis läbi eelmisest arutelust see, et siiski olid juudi usulised liidrid, kes olid väga autoriteetsel kohal rahvasilmis, kes kümnist maksid hoolega rohkem kui vaja oli ja paastusid oluliselt tihedamalt, kui oli see nõutud ja väga pingutasid, olid need, kes Jeesuse surma andsid ja nagu vihkasid teda, et see teatud asjade tegemine ei kaitse inimest. Ja tuleb öelda, et pühakiri siiski ütleb, et meil tuleb seista kuradi kavalate rünnakute vastu, Efesose 6:10 ja edasi. Ja teine asi, mis Paulus räägib seoses vihkamisega, ütleb, et ärge laske päeva looja vihastumise üle ja ärge andke maad kuradile. Et järelikult kristlane saab anda maad kuradile. Me küsimus ei ole selles, kes valitseb. Jeesus valitseb. Aga nii nagu salapatuga on või eksimusega, mida kristlane ei ole tunnistanud. Mina saan sellest aru nii, et kurat saab tulla ja kanna või kabja maha panna, öelda, et see on minu pind, ma tohin siin astuda ja kahjuks tal on õigus. Ja kui nii kaua, kui see pind on meie südames, nii kaua kuri saab meid mõjutada selle kaudu. Kui seda pinnast enam ei ole, siis ta saab ähvardada ja käia ringi ja valetada Jumala kohta kõike muud teha. Aga kui me selle pinna oleme jätnud, ükskõikis, kas siis vihastumise või kibestumise või andeks andmata meele kaudu, siis mitmed meie eluavaldused võivad olla väga pühad. Aga see kibedus ja nagu selline
nagu selline kurjale järgi andmine võib kõik selle muuga ära rikkuda, et selles mõttes see on väga tõsine teema. Ja siin mina nagu näen, et ka aastaid usus olnud inimestele tuleb meelde tuletada, et meie pääste on armust ja meie püsimine on armust ja Jumala riiki jõudmine on armust, et siin ei tule kusagil seda hetke, kus hakatakse arvestama teeneid, vaid see on algab armust, püsib armus ja viiakse lõpule armus. Me muudame nüüd teemat ja räägime siis küsimustest, mis meile on saadetud, mis on seotud siis konkreetselt tööga koguduses. Et Meego, et võikski võib-olla alustada siis sinuga, et küsimus järgmine, et miks on vaja EKB liitu? Et miks see on oluline? Et ma tean, et sellest tuleb meil ka eraldi veel mõttekoda, aga kõik me ilmselt ei jõua sinna, nii et äkki võiksid vastata lühidalt? Ma vastan väga lühidalt, sest ma tahan tutvata mõttekotta. Aga kui me vaatame Uut Testamenti, siis me märkame, et need kogudused, mis said loodud, Jeesus rääkis ka oma kogudusest ja selles mõttes oma kirik, oma kogudus on tegelikult Jeesus jaoks, ongi tema organism. Need kogudused asusid eri paikades ja nad tegid oma vahel koostööd. Nad olid sidustatud kommunikatsioonivahenditega, mis tol ajal olid võimalikud. Neil oli teatud ühine niisugune eesmärk, mida nad järgisid. Ja Jeesus, kes saadab 7 erineval koguduse kirja, ütleb niimoodi, kõikidele erinevalt, igaüks oli oma kontekstis ja täiesti suveräänne otsustada, mida nad teevad, kas Jeesus on sees või väljas näiteks kogudusest ja nii edasi kõik. Aga ta ütleb kõigil ühte sama asja, kellel kõrv on, see kuulgu, mida vaim ütleb, kellele? Kogudustele. Ja kui mina olen täna Saalemi koguduses ja ma arvan, et meil on vaimu absoluutkuulmine ja me teame täpselt, mida vaim räägib, siis tegelikult ma eksin. Sest vaim võib rääkida Elva kogudusele midagi, mida ta mulle ei ütle ja kui ma seda kuulda ei võta, siis mul puudub see ühispilt või see suurem pilt, et Jumala riik on suurem kui mina ja Jumala riik on suurem kui meie kogudus. Ja liitu kuulumine aitabki tegelikult seda vaimu kuulmist nagu avardada ja teritada. Ma olen tegelikult oma esimeselt erialt, olen kurtide õpetaja. Ja tundub, et mis sa neid õpetad, see on nii kuule. Aga teate, ainult 1% on neid inimesi, kes üldse mitte midagi ei kuule. Täielik vaikus. Enamasti muidugi närvimüra, mida nad ikka kuulevad, aga et selline kohutav sahin käib kogu aeg. Et enamus kurte, keda me loeme kurtideks, neil on mingid saarekesed. Nad kuulevad mingisuguses sfääris nagu helisid ja hääli. Ja see õpetaja teeb seda tööd, et ta avardab seda saart. Et tegelikult seda saart on võimalik maksimaalselt kasutama õpetada ja võib-olla isegi natukene avardada, et sa kuuled rohkem. Ja nüüd me kõik oleme natukene vaegkuuljad vaimulikus mõttes. Ja me kogudused on vaegkuuljad vaimulikus mõttes, aga et me vajame seda ühiskooslust, et kuulda, mida Jumal tegelikult on suures plaanis tegemas ja me ärkame seda vahel ka globaalses mõttes ka veel suuremalt, et me sellest me kuulume ka liiduna Euroopa Baptisti Föderatsiooni ja veel Maailmaliitu ja sellisesse oikumeenilisse perre. Me saame korraga aru, et Jumal on suurem kui meie. Kuuluvad teatud profiiliga kogudused. Et mõnes mõttes on olemas ka ju teistsugused kogudused, näiteks luteri kogudused, katoliku kogudused, et kuidas see nagu selle pildiga kokku sobib? Ma arvan, et eks iga liit, mis on moodustunud, et ta üritab ka selles oma arusaamises pühakirjast ja pühavaimu juhtimisest oma parima järgi elada. Ja mina arvan küll täna ja ma usun, et suure töö on siin teinud ära ka näiteks pastor Joosep Tammo, kes oli meie liidu president mõned aastad tagasi, kes on öelnud, et võib-olla me oleme ka üle rinna öelnud, et teised ei ole kõigiti kristlased või kuidagi nii, et avalikult vabandanud teda, see möödunud aastal oikumeenilise aasta preemia Eesti Kirikute Nõukogult ja ta meenutas uuesti seda, et tegelikult me ei ütle, et me oleme ainsad ja need kõige. Me oleme kaasvennad ja kõik oleme puudulikud. Jeesus ütleb isegi nii, kui te kõik olete sooritanud, siis öelge, me oleme lihtsalt kõlvatud sulased, me tegime, mis oli meie kohus. Ja me täidame oma liiduna ka nagu seda rolli, et me teeme seda, mis on meie kohus, meie kutsumus, meile antud vaimu niisugune missioon täita, aga me ei vastanda ennast teistele. Ma arvan, meie liidul on teatud DNA, teatud eripärad ka ja sellest võiks pikemalt rääkida võib-olla seal mõttekojas. Me usume väga ühe kohaliku koguduse nagu terviklikkust, et ta ei vaja lõpuks
seda, et keegi teine tuleb talle ütlema, mida ta teeb, ta saab hakkama, iga perekond on lõpuks nagu terviklik. Aga see, et me oleme erinevad perekond, me ei vastanda ennast suguvõsas, eks ole, et meil on üks perekond ja mu vennal teine perekond, me ei ole nagu konkurendid selles mõttes, me kuulume ühte suguvõsasse. Ma ütleks nii, et need erinevad kirikud ja ka erinevad kogudused ühes liidus, ja meil on väga erinäolised kogudused ka, olgem ausad, peegeldavad tegelikult Jumala mitmekesisust. Kui me oleksime kõik ühesugused, siis me teeksime Jumala väiksemaks ja seda me ei taha. Ja minul on niisugune pragmaatiline põhjus, ma arvan, liiduna me suudame teha asju, mida me üksikkogudustena ei suuda. Seda seminari ka siin ei suudaks pidada, kui meil oleks ainult ükshaaval kogudused. Me vajame üksteist ka sellepärast, et teha midagi, milleks meil ongi rohkem korraga inimesi vaja. Ja mina armastan küll liitu kogu südamest. Ja mul tuleb meelde, kunagi Joosep Tammo vahendas seda niisugust lauset, klauslit, üks Baptisti Maailmaliidu juhtiv töötajaid ütles, et tema on baptist ja sellise veendumusega, vabakirikliku arusaamaga ja südametunnistuse vabadusega, aga et maailm oleks väga igav koht, kui kõik oleksid baptistid, et õnneks on teisi ka. Aga ma selle eelmise teema juurde tagasi tulles ütleks siiski selle ka, et ma jäin mõttesse ka, et tõesti Jumala arm toimib Jeesuse Kristuse kaudu igaühe elus, kes oma südame avab, aga tundub praktika seisukohalt on küll see, et kui keegi on olnud mingisuguses sõltuvuses või seoses mingite okultsete praktikatega või kusagil käinud või keegi on teda kaasa haaranud, siis tuleb sellega ka ekstra tegeleda. Et see on lihtsalt, see ei lähe automaatselt üle, vaid tuleb nagu leida hingehoidjad, kellega koos palvetada koguduses ja nagu need praktikat loobuda ja neid maha panna, et see võib tähendada sellist nagu ekstra tööd. Ma ütleks veel selle koguduste erinevuse kohta, tuleksin veel korra selle teema juurde nagu tagasi. Ma arvan, et siin on veel üks ülesanne, see, et me sõltume teineteisest ja et me vabatahtlikult nagu oma naaberkogudust arvestades või liidu teisi kogudusi arvestades kuidagi nagu oleme tähelepanelikud ja tõmbume nagu natuke tagasi või toetame kedagi selles suhtes. Minu meelest siin on niisugune nagu õppimisülesanne ka meil üheskoos, mida me kunagi üksinda ei suudaks, sest üksinda me arendame välja niisuguse egoistliku, kollektiivse egoismi. Minu kogudus, meie otsustame, meie teame, kuidas asjad on. Ja tegelikult see ei ole Kristuse meelne tee. See, mida me vaatame ka Uues Testamendis, on see, et oli kontaktid üksteise vahel, kuulati, saadeti sõnumiviijaid, apostleid, kes käisid, tõid sõnumeid, oli praktilist toetamist ja selles tegelikult tuleb esile see Kristuse meelsus, see osadus ka koguduste liidus. Ja meil on seda tarvis väga-väga ka õppida, me vajame seda tegelikult. Sest muidu me oleme lihtsalt, erinevad kogudused on nagu üksikutel saartel elavad Robinsonid, kes lehvitavad üksteisele üle mere niiviisi. Aga tegelikult me peame koos midagi ette võtma Jumala auks. Aitäh. Järgmine küsimus on ka päris konkreetne, et kas ja millal inimesi kogudusest välja panna? Ehk siis, et kas on mingisugune raamistik või siis mingid piirid, et millest ei tohiks üle minna, et mitte nagu välja heita inimest. Et Einike, sa võid alustada, mikrofon on sinu käes. Ma just mõtlesin, et ma annan kellegile edasi. Ma arvan, et Jumal on meiega üldiselt väga pikameelne ja me peaksime üksteisega olema pikameelsed. Aga kui keegi teadlikult ja meelega Jumala vastu pikka aega elab ja tegutseb, siis ma arvan, et kui see on koguduse ühine tunnetus, siis võib-olla võiks sellest rääkida küll. Selle kohta samamoodi on otsesena Uue Testamendi praktika ja nõuanded, et siin eelmises arutelus oli väga selge viide muus küsimuses, siis peaks ka selles küsimuses seda praktikat järgima ja nagu tõsiselt võtma, et kui inimene siiski leiab, et elu- ja käitumisviis, mis ei vasta Uue Testamendi ootustele, on nagu põhjendatud ja õige ja tema ei ole nõus sellest loobuma, siis tuleb kuskile see joon tõmmata, et nii see on.
Ma arvan, et siin on nagu kaks äärmust. Üks on see, et kogudusest väljapanek ja koguduse vastuvõtmine on liiga kergekäeliselt niisugune nagu distsiplinaarmeetod või korrale kutsumise meetod. Ma arvan, et tänapäeval on väga vähesed kogudused, kes seda niiviisi praktiseerivad. Aga kui me vaatame ajalugu, ma armastan väga kiriku ajalugu, kui lugeda vanu protokolle, siis võid lugeda sealt, eks ole, mõnest kogudusest, seal maakogudus, sellel koguduse üldkoosolekul pandi õde Marta või keegi mis iganes kogudusest välja, sellepärast et naabri kanad olid tema aia peal käinud ja siis ta pahandas oma naabriga ja tegi tüli ja kogudus otsustas, see ei ole kristlik eluviis, paneme kogudusest välja. 2 nädala pärast oli jälle koguduse koosolek, võeti jälle kogudusse vastu. Nii et nagu väga kergekäeline niisugune nagu distsiplinaarmeetod oli see. Ma arvan, et me ei peaks seda niiviisi kasutama oma kogudustes. Teine lähenemine on see, et me nagu üldse ei pööra tähelepanu inimeste kristlikule elule. Me oleme samal ajal nagu tegelikult väga veendunud, et kogudus on see, mis suunab, mis aitab koguduse liikmetel elada Kristuse väärilist, Kristuse kohast elu. Ja ma arvan, et siin on teatud hetkel see moment, kus see küsimus tuleb, et kas see inimene tegelikult teadlikult elab seda elu või ta tegelikult ei tee seda. Ja tihti minu kogemus, vähemasti pastoraalne kogemus on see, et tegelikult need inimesed tavaliselt on ennast juba lahutanud koguduse osadusest. See on nagu enamikul juhtudel, ei pruugi alati olla, aga enamikul juhtudel. Ma arvan, et Jeesus annab siin väga selge juhttööri ja me probleem on see, et me seda ei tee. Kui sa näed oma venda patustamas, mine räägi temaga. Ja probleem on sageli see, et me ei tee seda esimest sammu. Me ei astu talle ligi ja ütleme, ja ma arvan, et seda peaks tegema just niimoodi, et mina näen, et äkki su elus on mingisugune probleem. Et ma võtan selle vastutuse ka endale, et mina näen, et su elus on. Äkki sul on tegelikult teistmoodi. Ma olen nii palju kuulnud, kuidas näed, tema magab selle inimesega ja vaata, mis on. Tegelikult lähed rääkima, ei ole midagi. Aga inimesed näevad sageli seda, mis nende peas on ka. Et see võib ka sellises mõttes laheneda. Aga kui tõepoolest on, siis tal on võimalus nagu ennast parandada, sest ta ütleb, et sa oled oma venna võitnud. Mis meil sageli juhtub, on see, et ma näen tema teeb pattu, ma räägin, kuule vaata, mis ta teeb. Eks ole, et ma ei räägi mitte temaga, ma räägin kellegi teisega ja lõpuks kõik räägivad, ainuke, kes ei tea, et ta teeb pattu, on tema ise. Tal on nagu silt selja peal, eks ole. Ja me jätame selle pastoraalse aspekti ära, siis ta ütleb, et kui ta ei kuula, kutsu keegi kaasa, rääkigu koos, sa tõmbad ta tegelikult väiksesse gruppi, kus sa räägid ja palvetad ja otsid ja nii edasi. Ja kui ta siis ei kuula, siis tegelikult kogudus ette. Ja nüüd neid aspekte on nii palju või neid instantse, kus tegelikult selle inimesel on võimalik mõelda ümber, parandada meelt, otsustada teisiti ja lõpuks saada see korrektsioon elus. Aga kui ta lõpuks ikkagi, Jeesus ütleb, et siis olgu ta nagu patune tölnar selles mõttes, et sa arvestad temaga, et ta läheb oma teed. See ei tähenda, et see kadunud ei või tagasi tulla. See kadunul on tegelikult, see oli kogu Jeesus sõnum jälle, et kadunud tuleb otsida ja püüda ja ta ütleb, et minge järgi lausa, karjane ongi see, kes läheb järgi. Et minu elus on väga palju neid inimesi, kes lõpuks on nagu eraldunud ise. Ma olen väga harva üritanud seda koguduses pastorina kehtestada legaalselt, et me paneme, see on natuke amputeerimise moodi, eks ole, et me võtame selle jala ära ja siis ongi ilma, et vanast testament surmanuhtlus, kividega surnuks viskamine, kogust eraldamine. Millal seda vaja on? Siis, kui see jalg gangreenis võib mürgitada kogu organismi, eks ole. Ja apostel Paulus annab ka mingisuguseid juhtnööre selles osas, et kui see asi tegelikult lõpuks surmab kogu ihu, siis tuleb mõelda, et kas sa lähed 1 jalaga või 2 jalaga. Ja nii edasi, et Jumal võib ikkagi tegelikult oma imet teha, aga siis tuleb võtta juba nagu vastutus selles osas. Aga ma arvan, et me peame ikkagi hoidma seda pilti ka, et see inimene on sotsiaalne, iga inimene on sotsiaalne olend ja ta väga palju ikkagi mõtleb oma käitumise ümber ka selle, kuhu ta tahab kuuluda ja kas teda on armastatud seal, kas ta on oodatud seal ja mis on need elupraktikad, mis tegelikult lõpuks teda seovad ja õnnistavad. Jah, ma olen nõus sellega, mis on öeldud ja kui nagu edasi minna sellest, mis Jeesus ütles, et olgu nagu pagana tölner, siis mida Uus Testament ütleb paganate ja tölnerite kohta, neid tuleb armastada ja nendele evangeeliumi jagada, et nagu ring läheb nagu uuesti. Siiski, mitte alati, aga paaril korral on nagu väga selgelt näha, kuidas selline otsus koguduse puhul
on inimese pannud mõtlema tõsiselt just selle sama nurga alt, et kuhu ma kuulun, kellega ma tahan koos olla, millises osaduses ma tahan olla, nii et üks inimene enne oma surma, ta oli ka kõrges eas. Tegelikult mina võin ise olla tunnistaja, et oli täielik meeleparandus ja kõik asjad, aga me ei jõudnud enam nagu tagasi võtta liikmeks. Ja teine inimene, kelle pärast ka palvetati edasi, tema külas inimesed nagu tundsid huvide vastu ja ühel hetkel 2-3 aastat hiljem me olime seal kodus ja pidasime palvegruppi, nii et see, aga ta ei ole lihtne asi üldse ja see sama, mida Meego räägib, need erinevad staadiumid, kus tegelikult on vajalik suhelda ja inimese võib-olla õigustused ära kuulata ja mis iganes, et ta ei ole nagu selline nagu lihtne töö, et mingis mõttes lihtsalt välja panna on lihtsam. Aga see ei tähenda, et see oleks alati õigustatud. Aitäh. Pärast seda sessiooni hakkavad mõttekojad ja kõige populaarsem mõttekoda, mis tuleb, on mehed, naised ja Jumala startup. Eks ta siis räägib naiste rollis ka koguduses. Ja küsimus tuleb ka nüüd sellest valdkonnast praegu, et seal mõttekojas saab sellest ka rohkem kuulda. Aga küsimus siis ka sellele paneelile, et kas naised võivad koguduses õpetada ja kas on rolle, mida naised koguduses täitma ei peaks või ei tohiks üldsegi. Miks? Peeter, äkki sa alustad siis? Mina alustaks sellest, et kui on mehed ja naised ja Jumala startup ja meestest üldse ei räägita, et siis nagu see võrdõiguslikkus, kuidas sellega nagu on. Nojah, selleks, et õpetada, selleks peab olema ettevalmistus ja vahel ma olen nagu selle tunnistajaks olnud, et tunnistus kasvab üle õpetuseks ja ma olen nagu mõelnud, et huvitav, kus see ettevalmistus oli või kus see jäi. Et see nagu ühest žanrist liigutakse teise või ühest vormist teise. Aga minu jaoks sellise olulise suunise, see on tõsine teema, olulise suunise andis omal ajal vend Jüri Puusak, kes on nüüd aastakümneid olnud Kanadas. Tema ütles naiste ordineerimise kohta, ütles nii, et see on meie liidu seisukohalt eelkõige kohaliku koguduse küsimus. Tõsi, ta ei ole ainult kohaliku koguduse küsimus, kui me liidust räägime, aga ma olen seda meelt, et see on kogudusliku tunnetuse küsimus. Aitäh. Kas naised võivad õpetada? Vastus on jah, muidugi võivad õpetada, nii nagu mehed võivad õpetada. Et kui naisel on see and, mis püha vaim on talle andnud, siis on tema vastutus ja kohustus seda andi rakendada ja mitte seda talenti higirätikusse panna. Meeste puhul millegipärast me ei esita seda küsimust, kas mehed võivad õpetada. Tegelikult me peame sama küsimuse esitama ka meeste kohta. Ja meeste kohta on vastus nii nagu naiste kohtagi, et kui temal on see and, siis muidugi ta võib õpetada. Ja kui ta on valmis ka ettevalmistust tegema, nagu Peeter ütles, ja ennast ettevalmistama, siis ta peab seda rakendama ja kasutama. Ma arvan, et suurem küsimus on tegelikult selles, kas me kogudusena aitame neid ande esile tuua nii meestes kui naistes. Kas kogudus on see keskkond, kes nagu toetab seda, et kui sul on antud, kui millegi pärast püha vaim andis sulle naisena õpetamise anni või juhtimise anni, kas kogudus on see, kes toetab ja laseb sellele esile tulla ja julgustab sind selleks? Ma arvan, et see on nagu üks hästi oluline võtmeküsimus või on see tunne, et sa tunned ennast, et mul on, näed, küll see õpetamise and, aga mul on tunne, et see and on nagu minu naiseks olemise vanglas või lõksus. Ja ma arvan, et siin on tegelikult väga suur küsimus. See ei ole mitte ainult see, et ma individuaalselt püüan seda rakendada, vaid tegelikult suurem küsimus on see, et kuidas kogudus loob seda keskkonda, kus mehed ja naised mõlemad saavad teostada seda andi Jumala auks, nii nagu Jeesusel olid meesjüngrid, aga laiemas ringis olid ka naisjüngrid, Johanna, Susanna, Maarja, seal on terve hulk nimesid veel peale selle. Ma arvan ka, et see seminar on kindlasti huvitav kuulata ja tuleks ise ka, aga oleme teises seminaris. Aga et ma arvan, see on hästi oluline teema ja eriti naiste rahvad, kes on praegu siin saalis, kindlasti küsivad seda nagu iseenese koha pealt ja mehen on nagu väga lihtne öelda,
ela üle, aga et naisel on võib-olla raske seda niimoodi tunnetada, et de facto me teame seda, et kogudusi on juhtinud aastatuhandeid mehed. Ja tänane niisugune nagu küsimus on, et kas see on olnud kogu aeg vale, kas see on olnud mingi niisugune vale õpetus või vale hoiak või oli sellel Jumalal oli ikkagi sellega mingisugune mõte. Ja mis oli see? Kas oli kultuuris ajalooline, oli see psühholoogiline reaalsus, eks ole? Ma olen väga Toivoga nõus, et annid peavad olema teenitud ja teenimine on annipõhine. Ei saa olla niimoodi, et inimesel on and antud, aga tegelikult ta saa teenida. Selles mõttes sellel teisel küsimus ma ütleks, et kogudus ma ei näe ühtegi rolli, mida naine ei saa täita. Ja Piibel ütleb ka, et naised saavad õpetada tegelikult. Ma enamus siit kogudusest tegelikult me anname kõige olulisem õpetuse naistega, et nad õpetavad lapsi. Kõige olulisemates väljakujunemise aastates on tegelikult naised õpetajad. Ja nüüd küsimus on lihtsalt selles, et lõpuks see taandub nagu selle ordineerimise teemale, eks ole, et kas me ordineerime ka tippjuhtideks. Ja siin on, mina arvan, ka väga oluline selline psühholoogiline reaalsus, kes suudab tegelikult kogust veendata juhib ja keda järgitakse. Et nagu eelmises jututoas ka me tegelikult kuulsime, et ega pastoriks ei saada ja ei võeta seda nagu lihtsalt ise, et seal peab olema tegelikult see tunnetus. Ja eile me siin noorte juhtidega tegelesime mentoluse teemadel, rääksime kutsumusest ja jutud oli sellest, et see kutsumus sageli sünnib nagu sellises kolmnurgas. Et üks on see, mida minu sisehääl või minu südamehääl ütleb. Teine on see, mida rahvahääl, ehk siis ütleme Jumala rahvahääl ütleb. Ja kolmas on see, mida Jumal ütleb. Ja need peavad kõik korraga tegelikult olema koos. Siis see kolm kõla läheb nüüd kõlama. Ja kui üks nendest on puudu, siis teilt on väga raske teenida. Kujutage ette ühte naist, kes ütleb, mina pean jutlustada saama, mina pean õpetama, mina pean olema teie pastori kogus, ütleb, et me ei taha sind. Et tegelikult on väga raske teenida selles olukorras. Ja siin samamoodi ei saa mees tulla ja lüüa ukse lahti. Aga lõpuks ma olen sama meelt tegelikult, mida Peeter ütles, et see on ka kohaliku koguduse pädevuses ja see tunneb seda kõige parem seda konteksti ja ma arvan, et sealt tuleks ka nagu, seda teemat edasi kerida, aga ma usun, et siin Toivo ja Joosep saavad selles osas hästi mõttega edasi minna. Aitäh! Nüüd on selline pikem kompleks küsimus, mis saabus täna hommikul, et ma loen selle ette ja siis prooviga vastata. Küsimus sellest, millisena nähakse kirikut avalikkuses. Kuidas teile tundub, kas pilt sellest, mis on kristluses oluline, mis teemadega seoses kirik avalikkuses esile kerkib, on viimastel aastatel mõne üksiku teema suhtes kaldu? Näiteks vastasseis kooseluseadusele, traditsioonilise peremudeli säilitamine. Kui jah, kas näete sellest probleemi? Kas see on vältimatu? Kui see pole vältimatu, siis mida saaks kirikujuhid, pastorid ja iga kristlane selleks ära teha, et kristluse olemust nähakse väljaspool kirikut adekvaatselt? Peeter, äkki sa alustad? See on päris keeruline küsimuste kompleks oli see, et kas see vastasseis oli vältimatu, mina arvan küll, et see oli vältimatu selles mõttes, et see oli nagu juba sinna sisse kirjutatud, puhtalt see viis, kuidas see seadus vastu võeti ja minul Eesti kodanikuna selle võrra on usaldus parlamendi vastu langenud, sest et ma ei tea, milline seadus on järgmine, mis võetakse niimoodi vastu, et otse öelduna manipuleeritakse põhiseaduskomisjoni liikmetega, et saada nagu läbi surutud ühe häälte enamusega otsus. Minul nagu usaldus langes selle protsessi tõttu juba rääkimata sellest küsimusest. Et mingis mõttes meie ühiskonnas ilmselt mõnda aega on see paratamatu, et kristlaskond ja kogudused tulevad esile teatud sellistes teemades, mis on ühiskonnale põletavad. Seda lihtsalt sel põhjusel, et eriti palju ei teata kristlusest ja ei olda sisuliselt tuttavad ja nagu ütleme jah, kuna kristlased otseselt ühiskonnas on vähemuses, et selle tõttu on paratamatu, ja väga raske on ka ühiskonnas kuuldavaks teha ennast teemadel, mis on olulised, aga mille kohta inimesed ütlevad, aga see ei tähenda meile midagi või see ei ole meile tähtis, et seal on ka vastuolu, et nad ei kuula siis neid teemasid või nad ei pane tähele neid asju. Mina arvan, et
et natuke on viltu läinud kristlik sõnum ühiskonnas. See on mu isiklik arvamus. Ma küsin, et mida meil on anda ja mida me ei anna piisavalt. Me ei anna piisavalt lootust, julgust, kindlust, seda sõnumit, et Jumalal on vastus nendele küsimustele, mida inimesed küsivad. Ja ma arvan, et me saaksime seda teha palju paremini kogudustena, nendena, kes mingil viisil sõna võtavad, nendena, kes me üks ühele suhtleme. Kui ma olen päris pikalt töötanud ilmalikus sfääris ja mul on palju sõpru ja teate, kui ma nendega räägin, kui ma neid kuulan, siis ma arvan, et nende küsimused põhiliselt ei ole need küsimused, millele kirik on püüdnud avalikus ruumis vastata. Ja ma ei ütle, et me ei oleks pidanud neid asju tegema, aga ma arvan, et me proportsionaalselt peaksime palju rohkem ütlema, et Jumala juures on tulevikku ja lootust. Ja ma arvan, et see on see koht, kus me oleme kõige rohkem kogudustena maailma näoliseks muutunud. Me oleme hakanud halama maailmaga koos. Ja me oleme unustanud ära selle, et kristluses on lootus ja julgus ja tulevik. Ja vaat seda sõnumit ma tahaks rohkem näha. Ja tahaks rohkem ise esindada, tahaks rohkem kehastada, tahaks seda sõnumit, mida Jeesus on tulnud tooma, et meil on tulevikku ja lootust, kui me temaga koos käime. Ma usun, et kristlastel nagu igal teiselgi riigi kodanikul on õigus oma seisukohale, oma arvamusele, aga kristlastel on üks suurem vastutus. Ja see suurem vastutus seisneb selles, kuidas me oma seisukohti välja ütleme, sest nagu keegi on öelnud, medium is the message. Sõnumi edasiandmise viis on juba ise sõnum. Kui me anname seda ilkudes, kui me anname seda edasi maha tehes, parastades, ma ütlen teile ausalt, on mõningaid Facebooki sissekandeid, mida ma ei taha lugeda. Ja nende autoriteks on kristlased. Palvetame rohkem, oleme rohkem Kristuse meelsed. Ja see ei tähenda, et me peaksime häbenema või kartma oma seisukohti. Aga minu sõnum on, ja ma loodan, et ma ütlen selle sõnumiga edasi nii, et see on õigesti öeldud, et me seda sõnumit ühiskonnas annaksime ka niisuguse meelsusega, milles on teatud pühaduse meelevald ja paremusele suunav, üles ehitav meelevald. Ja see on antud koguduse kätte, seda ei leia ühiskond mitte kuskilt mujalt, mitte kuskilt mujalt. Meil on olnud väga pikka aega, ma mõtlen mitte ainult Eestit, ja Eestis on teatud erand nagu ajaloolises protsessis nõukogude ajaga, aga lääne kultuuriruumis tervikuna on olnud niisugune mugav periood, kus üldiselt sellised kristlikud põhimõtted on olnud ka ühiskonnas. Aga see pole alati niimoodi olnud. See pole missioonimaades niimoodi olnud, see pole Uues Testamendis niimoodi olnud. Ja ma arvan, meil on põhjust vaadata tagasi rohkem apostlite tegude raamatusse ja sellesse, mismoodi Jeesus käis ja mida esimesel sajandil kristlased tegid Rooma impeeriumis, kus mitte ainult abielu teemad ja perekond oli täiesti selline, meil oli juttu siin sellest, eks ole, et perekonna mudel, need olid igasuguseid mudeleid oli seal. Ja olid ka teised teemad, orjus ja nii edasi. Ja sõnum, mida kirik andis või kristlaskond andis, kui seda, praegu võib-olla mõtlen ka valesti ka, et mõni asi tähelepanu, suures plaanis 2 asja öeldi edasi. See oli see, et Jeesus on issand, hoopis Jeesus valitseb, ja see, kuidas tema valitseb, see, milline on tema kuningriik, selmiseks inimeste elud kujunevad, on täiesti teissugune. Ja siis nad kehastasid seda. Ja nad kehastasid alternatiivi. Ja see sõnum, mis levis verbaalselt, oli see, et Jeesus on issand, inimesed kuulsid seda, saad aru, kas tõepoolest, et keiser ei olegi issand. Kyrios, eks ole, et ei ole, et Jeesus on issand. Ja nad olid surma minema selle eest. Aga siis vaadati seda, mida tehti ja mida elati. Muudetud elud olid tegelikult argument. See elupraktika, mis kujunes, oli argument. Ja ma arvan, et meie siin lääne kultuuriruumis ja ka eestlased täna ja me saime vabaks, eks ole, Nõukogude riigis, siis mõtlesime, nüüd teeme täpselt kristliku ühiskonna ja kõik on super, aga tegelikult maailm on palju kirjumaks läinud. Ja me ei saa olla sellisest nagu kuskilt nagu kindlusest öelda, et
teie kõik, et me elame dialoogilises maailmas, me elame täiskasvanud maailmas, kui Bonhoefferit järgida, eks ole, maailm on ka täiskasvanuks saanud. Ja me saa enam niimoodi näppu viibud, täna jääd koju, täna välja ei lähe, eks ole, et maailmale. Et maailm läheb ikka välja. Küsimus on, kas me kehastame alternatiivi. Ja väga palju gei inimestega, kellega ma olen vestelnud, nemad küsivad teilt hoopis seda küsimust. Mitte see, et kas meie neid aktsepteerime, nad saavad väga hästi aru meie sõnumist ja piiblist ka ja sageli nende enda seksuaalne elu on väga keeruline ja see protsess ja kujunemine, inimese seksuaalne areng on tohutult fleksibiilne. Igasugused väiksed faktorid mõjutada inimest täitsa, nagu see on piljardilaud, eks ole. Üks kuul paneb teise liikuma ja tegelikult inimene läheb täitsa teises suunas. Üks noor mees, kes teatas siin mõni aasta tagasi, et ma olen gei, eks ole, kogudus, mis me nüüd peale hakkame, siis ma vestlen temaga, ütlen, et kuule, et katsu nüüd noor mees, et mõni mees siivab sa lihtsalt ära, et ole ettevaatlik ja siis pool aasta pärast teatab, et mul on girlfriend, ma olen väga õnnelik. Inimesed on segaduses tegelikult sel teemal ja me peame olema väga ettevaatlikud, panema neile enda silti, kohe võtma nagu selle agenda nagu omaks. Poliitkorrektsus suunub meile ka täpselt samamoodi neid silte peale. Aga et lahendus tegelikult pakkuda hoopis sellega, et on võimalik elada teisiti, on võimalik saada terveks isegi oma haavadest ja probleemidest. Et kui me seda rohkem, ja ma tahtsin öelda, et mis gei inimesed mulle ütlevad, on see, et aga miks teie need kristlased ei ela puhtalt oma monogaatset abielu? Ja siin on palju suurem probleem tegelikult. Kui me vaatame peeglisse, me näeme, et meie kristlaste, kes me väidame, et Jeesus on issand, me ei kanna välja. Me lubame pattu oma elust täpselt samamoodi valitsema. Ja ma ei tea, kas kurivaim juba tuli sisse, aga see on kuskil seal ukse peal, eks ole, kes tahab tegelikult võtta nagu üle selle koguduse igapidi, nagu vähkkasvaja, mis seesmiselt tegelikult lagundab selle, et me peame palju rohkem hoidma Jeesust kinni ja kuulutama, et Jeesus on issand ja me elame muudetud elu, me kehastame tegelikult alternatiivi maailmas. Meil on veel ainult natukene aega jäänud, et meie viimane teemaplokk, milleks on perekond, me jõuame ainult 1 või 2 küsimust võtta sellest. Nii et ma vabandan kõikide ees, et me ei jõua kõikidele küsimustele vastata, aga kahjuks neid tuli väga palju, et õnneks tegelikult. Aga lihtsalt kahju, et me ei jõua nendega tegeleda siit eest. Aga kui ma siia ruumi tulin, siis minu tooli peal oli selline paber ja siia on kirjutatud peale elevant, palju vallalisi naisi koguduses. Et see on, ma arvan, pilt, millega me oleme harjunud. Me näeme palju vallalisi naisi koguduses, et kuidas kogudus võiks neid julgustada või kuidas kogudus või mida üldse kogudus peaks tegema, sest nagu samalt meie sõnum on see, et me ju ei taha, et nad abielluksid mittekristlastest meestega. Või kuidas teie kommenteerite seda? Et kuidas sellega tegeleda? Mehed andsid mikri mulle. Ma siis alustan. Ma arvan, et naise peamine ülesanne elus see on ohtlik, mis ma ütlen. Ütleme nii, kõigi naiste peamine ülesanne ei ole saada mehele, vaid on elada Jumala kutsumuse vääriliselt. Ja ma hakkaks sellest otsast peale. Nõuka ajal oli üks laul, mis mulle hirmsalt meeldib, enamik teist ei mäleta seda, see oli Tihemetsa Tiina laul. Aga Tihemetsa Tiina laul oli selline, et kolhoosi mehed tahtsid teda kangesti omale ja kõik jooksid ta järgi ja tegid oma tööd lohakalt. Ja siis üks tegi oma tööd hästi ja sellele Tiina läks. Kui me seda teistpidi keerame, siis ma ütlen, et naised, minge julgelt oma kutsumuse järgi. Teenige jumalate inimesi, kasvage inimestena. Ja siis vaatame, mis saab. Mõnikord te leiate hea mehe. Ja ma ütleks, et mina küll ütlen Jumala, et see on niisuke boonus, mille eest ma ei suuda kunagi liiga tänulik olla. Aga mõnikord ei leia. Aga siis teie elu on tähenduslik nagunii. Ja minul on küll olnud aegu, kui meil lapsed olid väiksed, meil on 2 väiksemat poissi 1,5-aastase vahega. Teate, ma oleks nii hirmsalt tahtnud, et mõni koguduse naine ütleb, et võtke õhtu vaba. Ma võtan te lapsed ja hoian. Kui sul ei ole oma lapsi antud, mine kellegi lappi. Anna talle natuke hingetõmmet. Täida neid rolle kogudus. Kogudus on selles mõttes perekond, kus me saame võtta ka üksteise pealt neid perekondlikke rolle aeg-ajalt ja öelda, et ma tulen sulle appi. Mul ei ole seda kutsumust antud, aga ma võin seda muud teha. Meil on nii palju võimalusi
Ja abielu ei ole ainus võimalus elada tähenduslikust elu. Kuigi see on väga hea võimalus ja ma ei ütle seda nagu üle rinna praegu, sellepärast et see on Jumala arm ja see on Jumala õnn ja hea mees on veel eriliselt suur Jumala arm. Aga vahel läheb elu teistmoodi. Ikkagi on elu hea ja Jumal hea. Siin eelmises arutelus tuli välja ajalooliste kirikute praktika, aga päris sinnapoole seda ei oska nagu arendada, et nagu kloostritega. Aga ilmselt on selliseid ülesandeid, mida väga hästi saavad ka vallalised naised täita. Võib-olla ta viitab selle poole, et selline vallalistele naistele suunatud töö, kus neid samu teemasid saab, mida Einike praegu jagas, saab siis nagu arendada. Et see on kindlasti vajadus. Ma tean, et mu vastus on nagu hästi fragmentaarne ja see ei vasta nagu kõigile nendele võimalikele tahkudele, mis selle küsimusega on seotud. Ma hästi nagu toetan seda mõtet, et püüa ise kasvada Kristuse sarnasusse, küpseda inimesena ja ära nagu lase sellel küsimusel, et kas ma saan mehele või saa nagu ennast nagu maha rõhuda. Aga ma arvan, et kogudusel on ka siin üks ülesanne. Kogudused, öelge tere tulemast oma tüdrukute boyfriendidele. Andke neile boyfriendidele sõnum, et kogudus ei võistle nende tüdrukute pärast. Et kogudus ei ole see, mis nagu võtab selle tüdruku ära sellest suhtest või nagu püüab nagu seda nagu, vaid kogudus on see keskkond, kus nad mõlemad saavad kasvada ja olla ja võib-olla need poisid ka leiavad selle koha selles koguduses, kui nad ei ole kristlased. Muidugi pastorina mul on väike hoiatav sõnum ka, et kui keegi abiellub ikkagi mitte kristlasega, see võib olla väga tõsine katsumus terveks eluks, sest see usuasi läheb nagu läbi kõigi isiksuse korruste. Ja kui seal on nagu ebakõla, kui seal ei ole nagu kooskõla, siis see võib olla väga raske katsumus. Aga ma arvan, et kogudus saab midagi teha selleks, et luua niisugune keskkond, mis ütleb tere tulemast ka neile, kes ei ole veel küpsed, kes alles otsivad, kellel on mingisugune nagu suhe mingi tekkinud ja küsib, et mis see kogudus siis on, millest see tüdruk nii palju räägib. Ma loodan, et ikka räägite oma kogudusest, et ei hoia saladuses seda. See on kas rääkida või üldse mitte rääkida, sest palju oleks rääkida, aga ma katsun hästi lühidalt mõned asjad öelda, et olen nõus oma pojaga, kes juba mõni aasta tagasi ütles 3D koguduses niimoodi, et kutid, vaadake need tüdrukuid. Kui teie ei tee evangeelset tööd, siis nemad jäävad vanatüdrukuteks. See probleem ei ole üleüldse neiude probleem. Vaat see on meie meeste probleem. Ja mehed, ma panen teile südamele, kui meie ei tee oma tööd, siis tegelikult me määramegi paljude neiude saatuse väga keerulisse suhtesse. Ja see on meie meeste teema tegelikult, mitte naiste teema. Naistele ma ütleks niimoodi. Ja see on minu eluvaatlus ja ma ei ütle, see absoluutselt alati nii on, aga ma olen näinud imet. Need neiud, kes selle abielu pärast ei muretse, usaldavad selle Jumala kätte, teenivad, nagu Einike rääkis, nemad saavad mehele. Ja hea kristliku mehe. Ja need naised, kes võitlevad meeleheitlikult, ma pean selle saama, nad peavadki selle eest võitlema. Nemad rabelevad sageli ja rabelevad ennast valesse punkti ka sageli, et see on selline müstika, et kõik on võimalik seal, kes usub, ütleb Jeesus. Ja ma ütlen midagi, võib-olla sa mõtled, et kuule, et ma olen uskunud juba kaua aega ja pole midagi juhtunud, et usu veel. Et see ei ole meie käes ka, see on nagu üks Jumala imetegu ka. Ma olin üleeile ülikoolis korraldati üks selline religiooni tumarlaud ja ma olin seal ka üks esine, seal oli budist ja seal oli Krishna ja seal oli Buddha või see islam ja juut ja kristlased ja nii edasi kõik ja siis küsiti ka küsimus, et aga kui su tütar tahaks abielluda teisest usust inimesega? No mikrofon oli kohe minu käes, ma ütlesin, mul tütar küll, jah, aga need õnneks tahab saada ikka kristlasega, väga hea kristlasega veel, et need 2 kuu pärast abiellub, aga ma pidin vastama siis ja ma kuulasin väga huvitavalt ka, mida kõik teised, ükski usundi esindaja ei öelnud, et see on hea, kui su laps abiellub mingisse teise usku.
kõik olid teilt seda meelt, et see on kõige parem lahend, kui sa abiellud sellest usust, sest see on elus kõige tähtsam asi, kõige sügavam veendumus ja kui sa selles ei jaga oma nagu elu, ta ei mõista sind selles küsimuses, see on tohutult keeruline elada. Aga viimane asi, pool aastat tagasi ma olin Moldovas, Kišinevis, ühes baptisti koguduses ja seal see seminari rektor on seal pastor. Ja ma nägin midagi, mida ma mitte kunagi kuskil pole näinud. Mulle öeldis, et me külalisjutlusta kähku, sellepärast, et kell 10 on teenistusega, kell 11 keset teenistust meil hakkab laulatus. Ja siis pane suu kinni, meie pastor tuleb hakkab laulatama. Mis asja? Pühava hommikul laulatus. Ja siis selgus niimoodi, et tuligi, kell 11 lükati valge vaip maha ja mingid inimesed tulid, esimesed read olid kõik tühjaks jäetud, tulid istusid sinna sugulased, siis mõlemad pooled, eks ole, kõik ja niimoodi, siis oleks laulatus peal, keset kogu see teenistust. Ja lugu oli selline, et üks neiu tuli usule, väga värvikalt usule ja tal oli oma boyfriend. Aga see boyfriend ei olnud kristlane. Ja küsimus oli, mis nüüd saab, eks ole. Ja nad olid plaaninud oma elu koos siduda ja vanemad ütlesid, selle poisi vanemad ütlesid, et ei, sina kirikusse küll ei lähe ja see on üks vale õpetus, kõik nemad olid õiguse taustaga ja mitte võtnud usku tõsiselt ega midagi, aga nii. Ja siis see pastor nägi vaeva, kutsus kõik selle perekonna, mitte selle poisi, vaid selle perekonna kõik sinna pühapommik või kirikusse, näitas seda kirikut ja ütles, et kui teie tulete ja niimoodi, siis me tahame õnnistada teie poega tema abielu. Ja me tahame teha veel midagi. Selle püha hommikul, siis on me kõik koos. Me paneme korjanduse kokku ja me kingime selle teie poja perele. Sellele uuele abielule. Ja teate, need usuvaenulikud vanemad ja see suguvõsa, need istusid kõik seal esireas ja vaatasid, mis nüüd juhtub. Ja see oli suurepärane, mis seal toimus. Seda noormest võeti nagu õnnistusega vastu kogudusse, õnnistati sellesse abiellu ja korraldati suur pulmalaud all keldris ja kingiti kogu see korjandus sellele perekonnale. Ja ma sain natukene rääkida nende vanematega seal ja me poleks elu sees arvanud, et kristlased on sellised. Et meie poeg ja meie pere olid oodatud siia. Ja ma arvan, et see on, millega meie võidame tegelikult. Et mõelda kastist välja ka selles osas ja Jumal võib teha tegelikult rohkem, kui me arvame. Aitäh! Kahjuks me peame siin kohal nüüd lõpetama, et väga põnevad vastused väga põnevatele küsimustele. Aitäh teile kõigile, kes te oma küsimusi saatsite ja suur aitäh teile, kes te vastasite ja nagu aitasite meil mõelda ka laiemalt ja edasi siit kohast. Nii et palun teeme suure aplausi neile. Aitäh, jah. Kell on 1:30 täis tiksunud ja teate, mis see tähendab, jah? On aeg teiseks mängu